head sõbrad, mina olen Loolale Anna. Mina olen Ella. Mina olen Loola. Ja täna me oleme elamusbowlingus ja me mängime bowlingut. No, meile endale tundub, et me mängime päris hästi, eks? Aga teised mängivad seda mängu hoopis teistmoodi. Kuulge, tüdrukud, ma ei tea, meil kuidagi ei tule see mäng üldse välja, meil kogu aeg pallid lähevad sinna rennidesse. Äkki meil oleks vaja abi kelleltki küsida, äkki keegi näitaks meile, kuidas see mäng päriselt käib? Anna, kuule. Seal sinu selja taga on Eesti 6-kordne bowlingumeister Gert Truus. Meister! Eesti meister! Kuulge, aga siis temaldi me saaksimegi kõik oma küsimused küsida. Tulge, lähme küsime. Tere, vabandust. Ja. Mina olen Loolale Anna. Oi, tere. Väga meeldiv. Tere. Mina olen Gert. Ma olen Eestis bowlingutreener ja 6-kordne Eesti meister. Ossa poiss. Kuulge, sõbrad, aga siis me saame ju kõik meie küsimused Gerdilt küsida. Gert, millest me siis alustame? Mis siin bowlingus on kõige tähtsam? Kõige tähtsam bowlingus on esialgu, kui sa tuled saalis sisse, et rada käivitada. Meil juba rajad siin käivad, te juba ilusti mängisite. Meil oli väga lõbus. Ilusaid stiilinäited, natuke annan teile siis näpunäiteid. Alustab jalanõudest. Bowlingusaalides on ühiskasutatavad jalanõud. Lähme sinna riiulite poole ja saame endale jalanõud siis valida. Tüdrukud, kas teie teate enda jalanumbrit? Ei, no mina vist tean. Kas sina tead enda jalanumbrit? Kas sa tead? Hästi. Nii, leidsin 39. Ja. Gert, aga miks me peame üldse need jalanõud jalga panema? Bowlingus on nii-öelda ühiskasutatud jalanõud sellepärast, et see laminaat, mis seal mängimiseks on, eks see põrand, et seda ära ei rikuks. Ja eriti just, kui tuled õuest ja Eestis meil on sellised porised ilmad, siis ei taha seda mustust sinna edasi kanda ja et vältida vigastusi. Järgmisena on meil vaja pallid välja valida. Ja palle, kuidas me valime? Me valime need värvi järgi ikkagi. Värvi järgi võime ka valida, aga kõige tähtsam on siis eriti laste puhul, et võtame võimalikult kerged pallid. Praegu seda numbrit te näete on 9. 6 on kõige kergem pall. Number siin bowlingu palli peal siis tähendab raskust naeltes, mitte kilodes. Ehk siis üks nael on umbes 450 grammi, et võtame pooleks selle, see 13 on siis mingi 6 kilogrammi umbes. Siis Ella pall on umbes 3 kilo. Laste pall on 3 kilo. No umbes, jah. Päris raske pall. Tüdrukud, otsime, kus on number 6? Annan vihjeks, on muruvärvi. Muruvärvi. Nii, milline värv on muruvärv? Ella! Kas see ongi? Leidsid? Nii, aga mis numbri võiksin mina endale valida? Nüüd täiskasvanutel on soovitatav siis leida pall sobivate aukude järgi. Ehk siis kõige tähtsam on pöidlauk. Proovime pöidlauku põhjalt siia sisse. Võt, see näiteks sobib, et pöidlauk peab enam paras olema, et liiga suur ei tohi olla ja liiga väike. Lähme mängima nüüd. Jaa, lähme nüüd mängima. Jaa, lähme mängima. Kas bowlingus on mingisugused reeglid ka olemas, mida me võiks teada? Ja näiteks siin meil selja taga on siin üleastumisjoon musta värvi, et kui siit üle astud, tuleb selline hirmus hääl. Oi. Et kui siit üle astud, siis lihtsalt loeb skoorina 0, et kui pall veereb lõpuni. Nii, et üldse ei tohi üle astuda selle üle joone. Teiseks, mis ma soovitan veel, et kui te viskate rääl, et võiksid üksinda sooritada viskera või siis lapsevanem lapsega sooritab viskera ja teised võiks seal palli taga hoida juures olla. Aga sa kuulsid, et see, kes viskab, see tuleb üksinda siia ette ja kõik ülejäänud ootavad seal tagapool, muidu me segame üksteist. Niimoodi, no vot, äkki kohe meile Gert näitab, kuidas see niimoodi peaks käima. Kindlasti mitte alguses sõrmi mitte aukud sisse panna, vaid ilusti 2 käega niimoodi pall enda sülle võtta, nii-öelda vastu kõhtu. Las Ella äkki praegu võtta. Vahele jääks. Jah, see number 6 on kõige kergem pall. Siis lähme sinna ilusti joone juurde. Lastele sobib nii-öelda lihtsalt sülest veeretada või 2 jala vahelt nii-öelda veeretada pall rääle, et tuled ilusti siia keskele ja rahulikult veeretada. 1, 2, 3! Jaa, väga tubli. Noh, keera nüüd.
keera nüüd, no. No, keerab. No natuke veel. Väga tublid. Aga meil on võimalus ka elamuspoolingus ääred püsti tõsta, et lastel oleks natukene lõbusam mängida. Oot, et siis need rennid kaovad ära? Just, rennid kaovad ära ja lapsed mängivad lastevanematega koos, siis lapsevanemal lähevad ääred alla ja lapsel tõusevad ääred püsti. Aga Gert, meil ikkagi kõik soovivad aktiveerida neid ääri, nii et paluks meil siis paneme kõigil ääred püsti. Ja. No, kuulge, nüüd algab mäng. Kui laps on juba suurem, siis on võimalik ka kasutada neid sõrmeauke. Siis ma näitan, et need 2 sõrmeauku on siis keskmiste sõrmede jaoks ja see on siis pöidla jaoks. Proovime need siia auku sisse panna ja pöial ka siis. Pane vasak jalg ette, paremakäelistel käib vasak jalg ette ja parem jalg käib tahapoole. Siis lased pallil natuke rippuda, natukene pendeldad edasi-tagasi paar korda ja lased pallil lihtsalt lahti. Ja tubli, väga ilusti. Ja näe, nüüd ääred päästavad meid ära ja pall jõuab ilusti kurikatesse. Oi. Ja nii saab mängida küll. No, väga tubli, anna patsu ka. Tubli. Loola sai. Et selline on siis minu isiklik pall, et näed, see on hoopis teist värvis, pallil on isegi nimetused peal, see on spetsiaalselt minu käe järgi puuritud ja näiteks pöidlaauk, siin on eraldi tapp, mis käib välja. See käib iga palli sisse saab selle tapi eraldi panna, et igales pallis oleks sama tunnetus. Just, ja siis vindipalli sees on selline tuum, kui sa paned selle keerlema, siis ta tekitab ebatasakaalukust ja siis ta lõpus keerabki. Kas soovid näha, milline see välja näeb? Jaa, ma väga tahaks näha, näita palun. Okay. Niimoodi see mäng käib. No see oli päris vinge, aga see nägi väga lihtne välja. Mulle tundub, et mul tuleb see kohe ka välja. Ma proovin ka selle vindiga seda viset teha. Proovime. Nii, okei. No näed, meil on olemas salane talent. Bowlingumängija Anna. No alget oli ikka veab. Väga tubli. Väga hästi läks. Gert, aga nüüd mulle tundub, et meie oleme valmis võistlema sinu vastu. Mis sa arvad sellest, kui me nüüd võistleks? Aga teeme väikse võistluse. Tiim Gert, tiim Loolala. Ja selleks, et see mäng oleks sinu jaoks veidi keerulisem, siis me paneme sinul silmad kinni ja vaatame, kuidas sul see tunnetus, kas jääb ikka alles, kas sa suudad kinniste silmadega mängida sama vingelt. Nii, mis see auhind võiks olla? Mida võitja saab? Minna spaasse. Võitja saab minna spaasse, see on väga hea mõte. Gert, mis sa arvad sellest? Ma arvan, et see on väga hea mõte. Hakkame võistlusega pihta. Kes esimesena viskab? Sina, olgu Loola, kus on sinu pall? Kuidas Gert õpetas? Gert õpetas, et on vaja, oota, sõrmed panna, keskmised sõrmed, keskmine, ja see alla ja siis tule siia poole ja siis lase käel lihtsalt rippuda. Oota, nii, ja nüüd natuke kiiguta. Kiiguta veel natuke. Nii, hästi. Ja nüüd, wow, päris hästi. Nii, meil on see renn. No mine. Wow, päris hästi, Loola. Tegid käega nii, et kõik läheks. No nii, vaata. 1, 3. No läheb. Keskele, mine rohkem. Vaata, niimoodi, nüüd on kerge. Hella, päris hästi. Nii, nüüd on minu kord siis. Nii, nüüd on Gerdi kord. Ausalt öeldes mina ei ole kinnisilmi veel visanud enda elus niimoodi, et saame proovida, see on minu esimene kord. No natuke põnevust ka. Ja, paneme klapid ette. Ma ei leia isegi palju auke. Nii, valmis, jah? Loodan, et ma ei komista. Nii, hakkan tulema. Ei saanud.
see saab väga keeruline olema. Saame kohe proovida uuesti. Igas selles ruudus on siis igas ruudus on 2 viset. Kui sa saad kõik esimese korraga maha, siis ei ole teist viset, siis on järgmise kord. Selge. Alguses tundus üpriski keeruline. Nii ja palju auke väga ei leia isegi üles. Nii, leidsid? Oleme valmis, jah. Kuidas sa tegid seda? Sa ei näinud midagi. Nii, minu kord. Anna. Ma ei kuule teid. Nii, veel. No Väga tubli. Nii, aga ma saan ühe korra veel, jah. Kus on minu meeskond? Anna. Nii, ma proovin. Okei. Ei saanud. No aga ikkagi päris hästi läks. Nii. Mulle tundub, et need klapid on mingisuguse maagilise jõuga, et nad annavadki mulle straike. Nii. Oho, mis nüüd juhtus? Ei tulnudki? Ma ei tea. Viimane vise, mis otsustab mängu. Gert, kas sa oled valmis? Alati valmis, proovime. Nii, valmis, jah? No päris vinge. Ma arvan, et ma hakkangi nendega klappidega viskama, mul siuke tunne. Ma arvan, et sa saad plusspunkte nüüd võitlustel selle eest. No Gert, mis teha? Sa oled ikka väga vinge mängija, palju õnne. Sina lähed meil nüüd spaasse. See oli väga põnev. Aitäh. Gert, suur aitäh, et sa täna meid õpetasid, rääkisid meile reeglitest. Meil oli tõesti väga-väga tore. Aitäh, mul oli ka teiega väga tore ja väga tore võistlus oli ja teil on väga toredad lapsed, väga tore perekond. On küll, suur aitäh, kohtumiseni. Nii, Gert läheb nüüd spaasse, aga meie jääme siia nüüd. Harjutame ja. Selline seiklus meil täna oligi. Bowling on üks väga põnev mäng ja jäta meelde, kõige tähtsam ei ole võit, kõige tähtsam on elamus. Aitäh, et vaatasid, kohtumiseni varsti jälle.